Kõrgtehnoloogiline vananemine on selle järgmise ettekande nimi ja Kristo Vaher on Tallinna Tehnikakõrgkooli Tehnikainstituudi tööstus 4.0 labori projektijuht. Palun. Minu nimi on Kristo Vaher, töötan Tallinna Tehnikakõrgkoolis õppekavajuhina ja projektijuhina ja minu selliseks valdkonnaks, erialaks on siis tööstusrobotid ja kõik sellega seonduv ja sellel teemal teen ka oma teadust doktorantuuris, olen Tallinna Tehnikaülikoolis. Kuidas need robotid siis täna jõudnud on? Robotid on meil täna hästi aktuaalne teema. Robotitest on inimesed juba kaua unistanud, et sõna robot on juba meil kõnekasutuses pea 100 aastat. Ja mis see roboti all siis mõeldi, kui ta esmalt seda sõna välja mõeldi, oli see, et oleks üks masin, mis siis aitaks siis inimestel teha täpselt neid sama asju, mida inimesed teevad. Ja kui vaadata roboti sõna tõlget, mis ta siis tähendab siis orjust ja orjatööd, et siis roboti all mõeldi üks masinat, kes siis oleks inimese ori. Aga aeg edasi siis kogu see sõna kasutus järjest rohkem tuli kasutusele, jõudis ka ulmekirjandusse. Tol ajal oli rohkem ulmeteema, et tehnoloogiad on veel sinnamaani arenenud. Ja aastast ka 41 on Asimov kirja pannud ka robootika 3 põhiseadust, mis on siis fundamentaalsed peaks olema, kus üks täiendab ja tühistab teist. Et fantaasia on juba pikalt lennanud. Ja nüüd seesama Asimovi iRoboti kõige värskem versioon, film iRobot 2004 välja tulnud. Soovitan seda vaadata, päris huvitav film ja räägib siis sellest, kuidas siis robotid meie ühiskonda aitavad ja teenindavad, aga samas siis nende juhtarvuti suudab siis tõlgendada need 3 seadust omamoodi ja näeb ikkagi selles ohtu, et inimene on ohtlik iseendale. Filmi tegevus toimus aastal 2035, sinna veel nüüd 15 aastat jäänud umbes, nii et ma arvan, et me selleks ajaks ja sinna 15 aasta pärast meie maailm päris selline ei ole, nagu selles filmis on, aga selles suunas me liigume. Kogu see robootika on muidugi hästi lai teema, et ma üritasin natuke siis leida seda osa siia, mis siis kataks seda sotsiaalset ja temaatikat rohkem, siis üks valdkond, mis on praegu hästi arenenud juba, mida on päris palju turul, on sotsiaalsed robotid, kes siis on rohkem nagu suhtlusrobotid, mõeldud vanematele inimestele. Et kui eelnevatest esitlustest tuli välja siin, et probleem on just suhtlemise probleem, et vanematel inimestel pole suhelda kellegagi, siis on seda robotitega suudetud siis seda vajadust siis täita. Neid suhtlusroboteid on turul väga palju, sellised lihtsamaid, mis on mõeldud nagu ainult rääkimiseks, aga on ka täitsa selliseid masinad, mis liiguvad, teevad mingisuguseid liigutusi, tantsivad, ka loomasid on järele tehtud ja see tase on juba päris hea. Ja kõik siis eesmärgiga, et nende vanematel inimestel oleks kellegiga siis suhelda, kellega koos mängida. Samas tehniline seade ei nõua hoolt, kui mõtleme koera, näiteks päris koera, siis ma usun, et see vanem inimene, kes on juba rohkem tubaseks jäänud, ei jõua võib-olla koeraga hommikul õues käia. Aga natukene liigume siit edasi meditsiinivaldkonda, et kuidas siis robotid aitavad ja robotseadmed, tehnoloogiad aitavad meil siis väärikat elu edasi elada, kui me oleme näiteks oma mõne jäseme kaotanud, siis on olemas väga palju passiivseid jäsemeid, aga tehnoloogia arenguga me oleme jõudnud täna juba sinna, kus on olemas juba täitsa robotjalad ja robotkäed, mis töötavad siis inimese närviimpulsside pealt. Ja sedasama videot võite ka YouTube'is vaadata, et selle jala õppimine võtab natukene aega, aga lõpuks inimene oskab juhtida see jalga nagu päris oma jalga ja riietes olev inimene ei saagi aru, et tal võiks olla selline robotjalg ühe päris jala asemel. Et see valdkond areneb päris jõudsasti, nii et sellised masina osad tulevad ka siis inimeste külge. Meditsiinis kasutatakse täna päris palju ka operatsiooniroboteid või robotseadmeid, mis aitavad siis meditsiinisektoril teha keerukamaid operatsioone. Ütleme, siis lõiked inimkehast on väiksemad, tüsistused hiljem on väiksemad, teatud masinatega on võimalik siseneda sügavamale inimese sisse
ja teha niisuguseid operatsioone, mida inimene oma kätega ei suudaks. Et ka tänu niisugusele tehnoloogia arengule me suudame siis inimest teatud liiki haigusi nüüd paremini ravida kui varem. Ameerikas niisuguseid operatsiooniroboteid on tuhandeid. Koduses majapidamises meil on täna päris palju erinevaid roboteid, kas või robot-tolmuimeja, on siis olemas targad külmkapid, mis näiteks analüüsivad, mis toiduainet sul seal kapis on, mis on juba riknemise kuupäev tulemas. Ja on ka külmkappe, mis teevad sinu eest ostutellimusi. Aga see sektor ka liigub, areneb ja antud juhul siis siin on üks video, mille võib käima panna. On üks arendus, kus siis arendatakse robotkokka. Et kogu videot ma kindlasti jõua ära vaadata, lihtsalt võib-olla paar sekundit vaatame seda. Aga seda robotit õpetatakse selliselt, et inimene teeb need liigutused kõik ette ära, et liigutused salvestatakse ja robot suudab neid siis väga täpselt matkida. Et niisugused arendused on käimas, see pole ainult üks, neid on veel erinevaid, siis on see ka selline robotiseeritud protsess või lähenemine, mis aitab siis inimestel kodus, kes näiteks on liikumispuudega näiteks või on jäsepuudu, siis tulevikus on meil ka koduabilised täitsa olemas, kes siis teevad meie eest teatud ülesanded ära. Seda kogu videot ei vaata hetkel, aga jah, siin ta siis teeb süüa. Seda ma ei tahtnud näidata, läheme siit natuke edasi. Natuke tööstuses ka, et kuna tööstussektor on meil kõige suurem sektor, kuskil rohkem inimesi töötab, tööstussektor võib olla väga ohtlik, inimesed tihti saavad surma seal, tööstussektor põhjustab siis inimeste varasemat surma ja ka tervisekahjustusi, aga kogu see sektor on ka päris tugevasti arenemas, et me räägime siin tööstus 4.0, see on siis niisugune tulevikuvisioon, kus siis tehased muutuvad just targemaks, robotid tulevad, võtavad üle siis töid, mida inimesed ei taha teha, mis on võib-olla rasked, mis on ohtlikud. Mis seda kõike soodustab, on see, et tööjõukulud kasvavad kogu aeg, robotite hinnad on tugevalt alla läinud, nii et see viimase 20-30 aastaga on see vahepeal 4-kordselt muutunud. Üks näide, 60-70 aastat tagasi oli tootmine selline, 10 aastat tagasi on juba tootmine selline. Et kõik niisugused ohtlikud tööd, kus on inimese tervisele oht, kus inimene võib surma saada, neid töid antakse järjest rohkem robotitele, kuna inimesi ei taha neid teha ja samas robotid saavad sellega palju kiiremini hakkama. No see ei ole ka võib-olla nii oluline slaid, aga lihtsalt näidata seda, et kui palju neid roboteid siin riikides on, siis Lõuna-Korea on üks juhtivaid riike, kus iga 10 töötaja kohta on üks robot juba tööstuses olemas. See on nüüd video, selle võib käima panna, et näidata ka arendusi humanoidrobotite valdkonnas. See ei ole mingisugune animatsioon ega naljavideo, see on päris robot, kes siis matkib inimest, teeb kõiki liigutusi järgi nagu inimene. Boston Dynamics on see teadusasutus, kes seda robotit arendab, siis täitsa kohe hirmuäratav, et kus me täna juba jõudnud oleme. Et on olemas robotid, kes suudavad siis põhimõtteliselt teha kõiki järgi, mida inimene või isegi võib-olla rohkem, mida niisugust asja ei suuda teha, näiteks backflipi. Et areng on kõva. Kahjuks ei jõua rohkem seda vaadata. Läheme nüüd edasi. Veel üks Boston Dynamicsi arendus, see on nüüd toode, mis on täitsa turul juba saadaval. Umbes $60,000-70,000 on selle hind. Tegu on siis robotkoeraga, kes suudab siis ise keskkonnas vabalt orienteeruda, täita siis mingeid ülesandeid. Eesmärgiga on ta mõeldud siis keskkondades, mis on inimesele ohtlik, näiteks see Jaapani tuumajaama katastroof, seal näiteks see oma robot käib ja siis inspekteerib, jälgib seda keskkonda, uurib seal, mis seal toimub, et inimesel on seal ohtlik olla, radioaktiivne keskkond, siis robotile on selle koha pealt ükskõik, kui radioaktiivne see on seal. Et niisugused arendused on käimas, nii et täitsa muljet avaldab. Ma nüüd vist ajaliselt on mul aeg täis, et ma kõike kahjuks ei jõua rääkida, see valdkond on huvitav ja lai, et siin ma panin ka mõned lingid, et kindlasti vaadake Google Duplexi videosid, mida Google teeb. Tegu on siis kõneroboti temaatika, kus täna kõnerobot on juba nii hea, et sa saagi aru, et robot sinuga räägib. See on siis jälle samamoodi, et võib seda siis vanematele inimestele suunata ja ta saab ka igasugu teenuseid osutada. Boston Dynamicsi tegemisi kindlasti jälgige ja üks huvitav
arendus on Sofia, üks tehisintellekt, kes siis on ka saanud ka täitsa kodakondsus ühes riigis. Ma tänan, see oli siis siuke hästi kiire ülevaade robotitest. Aitäh! Ütlengi siinkohal aitäh, sest me peame oma esinemistega edasi minema